Tere hommikust! Kuna täna tuleb natukene pikem ja tegusam päev, siis mõtlesin, et teen teile sellest väikse vlogi ja kuna see on minu esimene vlog, siis kindlasti igasugune tagasiside on väga teretulnud, võib mulle julgelt kirjutada ja hommikuti siis kiire hambapesu, näopesu, kindlasti kreem ja seerum. Et kuna ma olen väga mitu aastat aknega võidelnud, siis mu nägu on nüüd lõpuks enam-vähem okei. Ja kindlasti ka talvisel perioodil kasutan ma SPF-i ja kasutan seda tooniga. Ma tean, see videos võib näha väga kollane, aga kui see natukene settib ja tõmbab naha sisse, siis see on väga okei. Hiljem siis video pealt näete ka, et see ühtlustab väga hästi mu näoga ära. Ja kindlasti läheb see SPF ka kaelale, et natukene ühtlustada siis kaela näoga. Ja kuna mu juuksed pigem on mustad, siis teen endale ka kiire kalasaba. Ja kes tahab õppida endale punuma, lokke tegema, siis võib mulle kirjutada, saab koolitusele tulla, et kuna ma olen aastaid endale ise patse pununud, et kui mingeid punutisi näete mul, siis need on mu enda tehtud, sest mul ei ole kahjuks kedagi, kes mulle punuks. Et kalasaba on selline hea lihtne klassik ja kindlasti hommikul üks kohv piimaga, aga ilma suhkruta. Ja siis juba paningi riidesse ja kuna me lähme mäele, siis panen juba kodunt ära minnes karupüksid jalga kohe ja soojalt riidesse. Ja kotti ma viskasin veel ka soojapesusärgi, et see hiljem siis särgi alla panna, et kampsuni ma võtan ära, kuna õues nii külm ei ole. Nii, enne kui ma suuna mäele võtan, siis ma käin käppelt salongis. Jalutangi praegu sinna poole. Mul on seal 4 klienti, teen 3 klienti. Teen ühe värvitöö ja siis ma teen 2 lõikust, sest sõbrapäevaks peavad ikka inimesed ilusaks saama. Nii et tuleb päris pikk päev. Esimeseks tööks oli siis väljakasvu värvimine. Siinkohal ütlen suur aitäh Arlesele, kes juhatas mind Kai Tängi ja My Identity värvide juurde. Mulle täiega meeldib Kai Täng, tema Instagram on mega lahe ja tema värvid on mega head. Ja suur aitäh ka Aidi Kolorile, kellega koostöö on mega hästi sujunud, nii et kui juuksurid otsite endale mingit värvibrändi, siis My Identity soovitan soojalt. Ja muud ei olegi, kui kindad kätte ja asume tööle. Teiseks tööks oli siis kerge ravilõikus. Nii, kuna mul jäi viimane klient haigeks, siis me saame veits varem mäele. Aga hetkel ma lähen võtan Gruffinist ühe kohvi ja ühe saiakese, et oleks natuke energiat ka mäel. Kuna mul jäi hommikusöök pigem selliseks poolikuks, siis ma otsustasin millegi toekama kasuks ja võtsin siis tomati mozzarella sooja võileiva ja muidugi ka vastla croissant vaarikamoosiga, mis oli nii mega. Ja see vahukoor oli tehtud toorjuustuga, mis siis ei olnud selline klassikaline vahukoor, vaid ta pigem oli rammusam, mis mulle täiega meeldis. Nii et kui nüüd ei taha vaadata, kuidas ma kohvi joon ja saiakest tõgin ja isu peale ajan teile, siis võib natukene skippida, aga see saiake, vastla croissant oli mega bänger.
ja kui kõht sai täis pugitud, siis võtsime suuna Kuutsemäele ja muidugi said ka autos kõik sõbrannade jutud ära räägitud. Nii, me jõudsime nüüd mäe peale, väike intervjuu. Anne-Mari, kas sa oled valmis? Jaa, ma olen täiega valmis. Ühesõnaga, instruktoritel tuleb taas kord põnev tööpäev, sest teist korda mäel, nii et eks näis, kas me jääme ellu ja homme liigume või mitte. Soojenduseks siis alustasime Lastemäelt, mis oli suht meh, sest see oli päris lauge, aga täiega juba nautisime. Nagu näha, siis mega mõnus ilm. Päike paistab, ilm on soe ja meil on mega palav. Me tulime selle kondliga ülesse. See oli omaette kogemus, sest Kütiorus seda ei olnud. Ja ühesõnaga, see oli siuke katastroof, et see instruktor oli ka, kes seal putkas istus, et mida te teete? Aga päris palju kukkunud. Kas sa oled riskantsem? Ma olen riskantsem, kukkunud olen topelt rohkem kui eelmine kord, aga väga lõbus on. Ma loodan, see ei olnud iroonia. Aga me jätkame oma mäeseiklust. Okei, tundub veits sketši, aga proovime. Okei, ma loodan, ma perselivi näol ei kuku. Sui. Aga mega mõnus. Siin on suht pikad mäed, et Kütiorus olid veits lühemad, aga siin saab ikka mõnusalt sõita. Nii et, ja tegelikult need ei ole üldse nagu järsud ka, või vähemalt see mägi, kus me praegu oleme. Et siuke hea lauge, et kiirused ei ole nagu väga suured. Vähemalt, mina teise korra kohta pigem nagu ei pane suurt kiirust, aga jah, väga mõnus, mulle meeldib. Värska vesi toetab meid, väga hea, jooge värskat. Mega lahe on. Lahedam mägi natukene kui Kütiorus võib olla, aga Kütiorg on väga hea esimeseks mäeks. Ja, seal on hubane. Nii et tulge mäele, proovige, kui ei ole proovinud. Veel on talve, nii et ja me vaatame praegu siin ka päikeseloojangut, mis on mega mõnus. Nii. Mäel käidud 3 tundi? Ja see oli väga lõbus. Väga lahe. Nagu, ma arvan, et see oli isegi mu nagu lemmik sellest Kütiorust. Ma olen 2 korda käidnud. Aga leppisime kokku, et kui märtsi keskel veel lumi maas on, siis me lähme uuesti mäele. Ja ma juba ootan seda. Ma loodan, et lumi ära ei sula. Suve enam ei oota. Aga minge mäele. Minge mäele. Veel on lund. Nii et ärge kartke kukkuda. Ja mul on põlved sinised. Ilmselt kodus ma vaatan järele, kas mul on juba mingid sinikad seal. Tõenäoliselt on, jah. Ja, aga lõpus ikkagi põlvede peal oli päris valus olla. Aga samas see kogemus on seda ohverdust väärt. Ja, teiega soovitame. Ja, minge mäele. Ja Kutsekal olid mega head rajad ka. Nii et näeme! Ja nii kurb kui see ka ei ole, võtsime suuna tagasi Tartu poole ja kuna kell oli umbes 5, kui me sõitma hakkasime, siis oli vaja ka poest läbi käia, et kuna mäel sai päris palju energiat kulutatud, siis õhtul tegin natukene toekama õhtusöögi ja muidugi üks jäts ja ka värska vesi ja sain ka paki, millest kuulete järgmine nädal.
õhtusöögiks tegin kergelt paneeritud kana ja pastat ning tegin veel natukene ka tööasju ja vaatasin sarja ja selline oligi